Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd räägime sellest, kuidas teost vabalt kasutada õppe eesmärgil. Autoriõiguse seaduses oli siis kirjas, et teatud tingimustel võib teoseid vabalt kasutada ja sellega siis piiratakse autori varalisi õigusi, et seda võib siis teha ainult seaduses ette nähtud juhtudel, nii nagu oli siis isiklikuks tarbeks, nüüd vaatame seda siis, kuidas õppe eesmärkidel, ja see kasutamine ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ning ei põhjusta autorile siis mingisugust kahju. Kuidas siis toimib see teadus- või õppe eesmärkidel? Sellest räägib autoriõiguse seadus paragrahv 19 ja tingimused on siis järgmised. Et esiteks teos peab olema õiguspäraselt avaldatud. See tähendab, et ta peab olema kuidagi üldsusele ette kantud, autor peab olema siis kas siis näiteks pannud ta kuhugi veebi üles või on mingi kirjastus ta välja trükkinud, et kui ma leian kusagilt kellegi teose, leian sahtlist kellegi vihiku näiteks, siis seda ma kasutada ei tohi ka õppe eesmärkidel, sest see ei ole tegelikult avaldatud teos. Siis tohib seda kasutada vaid illustreeriva materjalina ja ainult õppe- või teaduslikel eesmärkidel. Siin nüüd võib vaielda, et mismoodi see illustreeriva materjalina on, aga siin on mõeldud seda, et ta ei tohiks nagu see materjal või see koopia ei tohiks siis sellisel juhul võtta sellest õppeprotsessist nagu suuremat osa, vaid tal on ikkagi selline natukene võib-olla näiteid toov või illustreeriv mõte. Teost võib kasutada ainult motiveeritud mahus. Ja vot see motiveeritud maht on natukene Eesti seaduse ruumis hall ala, sest ta ei ole määratud. Näiteks USA-s on väga täpselt ära öeldud, kui palju on motiveeritud maht, mitu sekundit mingisugusest heliteosest või mitu lehekülge kusagilt raamatust. Eestis seda kirjas ei ole, nii et seda tuleb tegelikult siis otsustada ise, et mis on siis mingisugusest, näiteks võtame mingist raamatust paljundatud osa, et mis on siis see motiveeritud maht. Ning see kasutamine ei tohi taotleda ärilisi eesmärke ja see tähendab siis seda, et õppetöös võib küll kasutada, aga kui ma näiteks võtan selle eest raha või tegemist on mingi erakooliga või mul on hoopis mingi tasuline ring või tasuline kursus, siis sellisel juhul ma tegelikult koopiaid teha ei tohi. Nii, ja kui ma olen siis selle koopia teinud ja kõik on korras, siis kindlasti tuleb ka koopia peale panna teatud rekvisiidid kirja, et vot see kiputakse ära unustama, et seal peaks olema autori nimi, kui see teosel on olemas, sest on selliseid teoseid, kus autori nime ei ole, see autor on otsustanud, et ta ei taha seda avaldada. Siis teose pealkiri või nimetus, mis see on, kui seda seal lehel kohe ei ole, ja kus see teos siis on avaldatud, et kas see on siis missugusest raamatust see on, mis kirjastus see on, või siis veebileht, kus ta on.